Ma filmin seda mootorpaati. Võta seda linnuparve seal keskel. Vaata, kui uhke see on seal. Mu sõrme suunas vaata seal otsas. Ühtegi akent ka ei ole majak. Ma ei tea, mis siin oli ladu või. Neil oli kaarleek oli siin, need kohad olid igasugused, need grafiitpulki olid täis. Merepooltki soe tulla.
mere peal ei tohi vaadata ja mere peal ei tohi minna ja eks ta on kallis lõbu ka. Kaluripaat maksab juba nii palju, et peab ju raha mees olema. Aga suurt tungi merele ei ole näha. Puudub isegi oskus merega suhelda ja merele tahta ja see elulaad puudub täiesti. Eks seda võib väikeste lastega võib-olla, jah. Kes kunagi saab väiksest peast hakata niimoodi mängima ja vee ääres ja nüüd hakkavad parvega pihta ja lõpuks jõuab laevadeni välja. Alguses oli küll tunne, et kui nii kui vabaks läheb, on kõik meri, kohe kõik on merel. Ei ole näha. No muidugi paat maksab 10 000 ja mootor maksab 10 000 ja... Aga noh. Ja ilusa ilmaga merel olla, eks see kehva ilma vist rohkem. Siin nurga peal nüüd üks pool on täitsa vaikne, teine pool on. Saad alati ilmu valida. Lapsepõlves tegime kivide peal võidujooksu niimoodi, et maha ei tohtinud astuda. Siin on nii palju, et siin ei saagi maha astuda. Ainult kivid. Siin käib nii kõva laine peal, et liiv on ainult seal, kus lainet ei ole. Ja Võsu rannas seal on liiv ja siit, mis kõik, mida laine ära jaksab kanda ja ära viib. Need suured kivid, neid ei jaksa enam viia. Ülejäänud on ära viidud. No seal lahe sopis on luited, väga ilus koht seal. Liiv läheb sinna. Hakkab kuradi saart ka välja joonistama. Tagant jääb juba uduseks. Käsma on juba varjus, mis varjus. Kordon jõuas ikka veel päike paistama. Isegi koeri pole näha. Ei tea, kus need. Päeva läbi ujuvad vees. Ujume koju või? Ja tüll. Minu teada EV-kass kujus siit edasi-tagasi. Siit on 4 kilomeetrit vist. Siit saab alati mõne kiviga aga mulle kaasa. Ilus kivi. Ilus. Väikest tahmelt. Järgi on kuidagi siin nurga taga.
Oi sa või, mõnus löö. Jaa. Ei, see on uus löö. Ma olen ükskord proovinud, aga mina vee peale ei jäänud. Ma vee peale ei saanud ühesõnaga. Ma olin kõristadik vees ja jäingi ulpima niimoodi. Ja ma ei saa seal talvel ka suuskada peal. Isa lähen esimesena ja siis meid kaldan. Ma pean ära minema. Me teeme niimoodi, et me ootame siin. Aga sul teist paati ei ole siin? On küll. See suur või? Just. Vahepeal. Kus see on sul? Me peame vahepeal ära. Mari, mine siis pärast tulevad. Ade ja... Me tuleme ja siis... Aga vaadake, kui me tuleme, siis jookske siia. Tegile vesti tümber. See on nagu mereelud, vana reegel. Parmas. Mina ei tea, ole vist see number. Kasvamise ruumi peab olema. Nii on küll number. See nüüd küll midagi. Tõmbad see nii, keerad su ära. Kuule, kas see laevavrakk saad ikka välja siit või? Või on ikka põhjas veel? Ma kiskasin laevavrakid üles.
kuidas palju rahvast liigub ka? Ei tea. Ei. Aga nad siin nad käisid ka vees? Seal tagasta rotto juurde teid. Aga ei siin. Päris siin välja oli käinud. Meil nii on kõigil ka. Nüüd räägime sellest. Kuda kunagi. Eks ta meil juba rohkem kui möödanud aastana. Rohkem kui mullu öeldakse. Juunikuus käis rohkem kui terve eelmise aasta peal. Tõsi, no kui see saade on valmis, sai selle kuulsuse peale tulid välja ka ju. Jäävad rahule muidu või? Tundub küll, ütlesid, et järgmine aasta tuleb veel rohkem. Et kommenteerivad muidu ikka, mis arvad asjad. Meeldib. Ma käisin kunagi siin all, panin just laevale otsa külge, sa ütlesid, sa ikka selle välja, kus see laev on nüüd? See, mis põhjas on? Jah. See on seal, selle suur kai ääres. Jäigi sinna või veeti Ei, sinna? nad ei saanud kätte seda. Proovisid, 2 kraanaga proovisid ei saanud. Aga kas lohistati sinna või? Seal või? No siin selle taali kõrval peal. See paistab ju siit. Kai peal. Kinni, olgu peale. No kena, nägemiin. Mis Augralist meest oli? Admiral. Lausa admiral. NATO sõjab, NATO mere admiral. Ise ei öelnud, mis ta Augralist on. Ei, muidugi. Ma mõtlesin, kas see on niisama välja mõeldud või? Või see on ikka päris tõsi või? Ei ole välja mõeldud. Ma nüüd on ta pensionil muidugi, jah? Ta on pensionil. Ta tahtis käsku maja osta, aga ma ei tea, tal ei läheks üles mõhtel. Seal tõsteti nii palju hingi. See on mingi imelik asja. Kedagi. Käis selle viisi teid läbi? Jos haluaa, jos hänelle sopii, niin vaan sitä palvelua. Tosiaan hyvin. Niin kiva nähdä nämä. Tänne, kun mä varmaan video. Kas sulla on su täna leht ka sulle olemas? Jaa, on küll. Siin ongi sellist. Mida oled lugenud ka või? Ma ei ole jõudnud veel lugeda. Vene tuukrid sukelduvad ebaseaduslikult Käsmu lahes. Aga mis asi see tegelikult oli?
no ta on tegelikult see on firma, mis teebki veeehitusi. Vesiehitused, sillad ja süvendused ja neil on siis tuukrid ka. Aga mida nad seal Käsmus ehitasid? Kas sa tead, et ei no Käsmus nemad otsisid, ma ei tea, kas seal on mingi frakki või hukkeldusid võib-olla selle peale. Sellepärast see piirivalve hakkaski teil külge. Oota, see on Käsmu, see ongi Lemeti kivi siit, jah? Ja. Lemeti kivi. Ma nägin, kui toid vei Käsmu lahti ja arestisid selle asja. Ja, need toodi jah üleeile või toodi siia Verki sisse. Ja nad muidu olidki siin Vergis, käisid kogu saaksid välja. Aga mis siin oli sukeldumise? No rakke ei tohi ilma loota ju otsida. Aga neil oli sukelduksed asjad, jah? Paberid olid olemas või? No eks neil tuukrid on peal, aga ega neil paberid vist ei olnud, et rakke... Nad olid öelnud, et ajavad otsivad oma traali või midagi nii. Aga võib-olla ka seda. No öelda võib palju. Aga nüüd on sul uhke kabinet küll siis, jah? Ei, eriti viga ei ole. See on sama vana maja, eks ole? Vana maja siia jäi nagu 2 korrus seina. 2 korrus seina? Jah, paljad seinad on. Siin ka seina oli, jah? Sinna siis jäi 1 korrus seina. Ma pidin seda Soome piirituselaeva tulema vaatama või piirituspaati ja mina, näed, mul oli külalist kella 11-ni, ma ei jõudnudki. Sest see oli nii huvitav teema, et Eestis ei ole ühtegi piirituse vedamise kaatrit alles ju. Aga see Soome oli, see 26. aasta mudel oli või? Ja ta ütles, et see on siin 30. aastatel siin Vergis käinud. Ja, nii ta ütles, et ta isa oli ehitanud selle ja... Aga oli uhke paat siis ka või? No lakitud pealt ja ilus. Ja mis tal oli need Junkersi mootorid, lennuki mootor oli peal? Ei, nüüd oli mingisugune bensiinimootor ikka kaasaegsem oli peal. Ah soo, nii et vanasti oli aga siin nüüd mehed leidsid Aljalas pidi olema mingisugune piirituse laeva mootor või paadimootor Aljalas. Ja need pidid Soomest seal hakkama rääkima. Ah soo, kelle see, kus see välja? Aga mina, see tuli eile või üleeile üks paat teis Vainopel ja seal tuli midagi. Ah soo, nendega midagi on alles. Ega ranna ääres ju paadimootorid ja paadid ja need hävitati kõik ära, aga need Haljala on küllalt palju merest kaugele. Teisel pool Peetri pool näod, et seal võib midagi alles olla, jah. Käsmu paadid toodi ju kõik kordon jõue peale ja põletati ära ja saeti pooleks või isegi. No ja kui need jah, siin Vergis küll sellist ei tehtud, aga siin paadid jäid küll jäi. Aga kus paadid pandi siin? Aga need paadid on kaduma läinud kõik, üks sõupaadid ja mis olid. Aeg on... Ei no Käsmus korjati kõik ära, toodi kordon jõue peale saeti pooleks. Et vedesid seal, mina ei tea, 10 aastat või üks pooleks saati, siit lõpuks pandi põlema. Aga võt ma... Sinna sõitsid minema, kes see... No siia randa ei jäänudki ühtegi head paati, millega sai veel... No sõupaadid niisugused. Sõupaadid ja mõned mootorpaadid ka. See on küll harudane, kui mõni mootorpaat jäi veel, eks ole? No siin, no jah. Nii palju, kui mina hakkasin mäletama, siis oli neid eestiaegseid paati veel kunagi kolhoosis järgi. Ma leidsin ühe vana Vergi laeva pildi, ma tõin selle siia, et nüüd on ta lihtsalt piltunud, ma pean kuidagi... Peab midagi valesti või naela sisse, või ei tea. Küll see on midagi õigeks. Too Vergi mehed tunnevad neid mehi ka ei ole? No ega siin ei ole enam niisuguse mehi vist enam eluski. Ma vist kirjutasin... Naisi on jäänud veel elus, vanemaid mehi enam niisuguse ei ole. Arvad, jah? Ja see on see Loosberg, Johannes Loosberg. On sugulased all olemas siin või? Ma ei oska Loosbergi kohta. See on see uhke mees siin keskel. Ma ei oska tema kohta ei ole praegu midagi öelda. Mina Vergi mehi ei tunne, mul kollektsioonis oli Vergi pilte, ma ütlesin, no tead, kus see parem koht võib olla. Andsin Heitile. Siis usaldati sinu selja taha siia. No hea küll. Aga selle peab. Midagi peab teda tegema. Ei sobi ka ju. Kreenis seisab siin seina peal. See on minu viga muidugi, et ma... Ei, seda saab küll ära petta. Aga Vergi mehed olid kõvad piirituse vedamise mehed ja mulle, mina sain muuseumisse, sain ühe. Selle mehe nimi oli Summa Taavet, kes siin Vergis oli. Pressiartsuks teda kutsuti, kes selle piiritusega siin Vergis tegeles. Mulle see piirituse nõu kinkisid need... See, kes see muuseumit ka veab, see kinkis mul see ühe taskumatti, mul seda ei olnud muidu. Aga Käsmus pole niisuguse asju saadagi enam. Vergimehed olid ikka jah, piirituse vedajad ja viinistumehed ja kõik need muud. Üks viinistu küll arv kui sellised.
See on kõige väiksem. See on kõige väiksem, olid nii suured. No, ma veel lapsena mäletan seda, vanaemal oli. Aga see on nüüd 4 tükki. Vanaema põletas enda jalad ära, viskas petroolipliidi alla ja tõmbas siia tule sisse, lõi selle lõhki. Ja lõi eest põlema ja nii, et ta ikka reid põlesid kaunikesti ära. Selle samaga, jah? Sellise nirukese, jah, nirukese läsku. Selle nime tead või? Ei tea. See on varbune. See on soome keeles. No nendel on kõigil lemmikutel on oma nimed pandud. Ja siia suurem on taskumatti. Aga see taskumatti ma sain selle käest, aga selleni teadsid nüüd soomlased või? Selle jätsid soomlased sinna. Ma lubasin järgi teha, aga ta ütles, et ta on nii väike mees, et ta ei jõua päevaga ära juues. Ta oli ikka veel sees oli see. Ja sama on see, mis ta siin sees. Piiritsu lõpp vana, et see on küll uus, jah? Ei, ta just oli Viin seal sees. Ütlesid, et Viru vald. Viru vald. Aga mis korki määrib? Siis midagi segatud veel hulka või mingisugust mahta või? Võib-olla ka sapega või midagi. Aga see vist on õige mõõt, ta näitas mulle muuseumis, ütles, et see on vist õige mõõt siis. Ja see on 250 grammi pidi olnud, jah. Kahju, ma see laeva vaatama ei saanud. Või see vaata, no eks ega ta viimast korda tulnud, eks ta tuleb veel. Võib-olla küll. No Heiti tuleb tagasi. Ma tahtsin Heitit tabada. Käsmu mehi saab nüüd Vergi sadamast kätte, ega me... Lähemalt sadamat ei ole käinud, jah. Ja mis lipp sul see siis on? See on Kotka jahtklubi lipp. No Kotka, jah? Ja nemad on juba 4 aastat käinud siin Jaanitava leistumas. Soome Jaanitava ja siis kingiti lipp siia. Peetril on see viiburi purjetusseura. No see, jah, see komadoor või kuidas neil on, see käis siin sadamas ka. Ma pean vaatama, mul Vergi pilte on veel, et sulle midagi seina peale tuua. No meile kinkis see, no Pihlestel on tal isa kodu Ameerikas elab. Tamm, jah? Braveeria. Tema siin maalis kinkis ka ports pilte meile, mis on need raamimisel. Ja see on nagu ruht, kes Estinga mees kiht mees. Ta ütles, kui sa Rooma paavsti näed, siis temaks see sõrmus on minu graveeritud. Ja pidi olema. See on nagu, pihta pea vened on, ütles ka ei saa, Inglise kuninganna Rolls-Royce'il on minu graveeritud nimi peal. Tema oli niimoodi, et jättis isa ma ei tea kuhu kohta Paldiskisse või Tallinnasse maha, tuli laevaga üksipäines sealt ära lekk. Tema jättis isa maha? Jaa, tema jättis isa maha, sest isa oli vähe viina võtnud ja jättis isa linna, isa ei tulnud laeva ja tuli üksipäines sealt laevaga ära. Kui vana ta oli? Ta nüüd on 70 aastat peale. Üle 70 oli ta on, jah. No see oli enne 40. Ta käis minu juures üks nüüd kohe, kui ma muuseumi lahti tegin. See oli 1. aastal vist, jah. Sul on kõik uhk ja valge ja ümmargune aken ja... No ikka veel elu on hakanud pihta, ega midagi. Praegu on ikka võrreldes eelmise aastaga on midagi muud. Kohe arv on ikka tõusnud, ma märgatavad. No üle 200 juba siin 230. Nüüd on juba käinud. Mis oli meeldus 160 midagi? Ei, 80. 80? Ma võin juba topelt otsa. 80. Ja keegi on oma suled siia isegi jätnud sulle? Suled maha? Mingisugune lillekimbu lõpuks. No see paabuli. Heiti tuleb ka need? Tuleb. Kas ta siis registreerib ka, kui meile tuleb või? Kapten või on ta käib oma pealt? Heiti, ma olen siin, jah. Mulle kingiti ka, et sommid jätsid... Pläsku, jah? Pläsku, tead, mis see on? See on see varbune. Ma ütlesin, käsmu mehi, nüüd peab tulema Verkiga trehvama. Ei saa muidu enam kätte. Eesti Vabariigi ajal oli 2 suurt sadamalinna, saab ja meeles seda. 2 suurt sadamalinna Eestis. Tead neid? Üks oli Tallinn ja teine oli Käsmu. Aga nüüd on Tallinn ja Vergi, jah? Ja veel rohkemgi. Aga kas Tallinn enam on või? Aga nüüd ütle ausalt siis, et oled Käsmumees või ei ole või? Patrioot või? No natukene ütle. Aga ma ei saa sellest aru või ma ei saa, miks siis Käsmus omal ajal ei olnud sadamat. Käsmumehed, ma tean, isegi tõrjusid seda. Taheti Loksa asemel teha see laevaehitus Käsmu, aga Tiidemann ütles, et ei, Käsmu jääb vaikseks kohaks. Aga mis kaalutlustel sina tegid, et Verki panid, mis sa panid, mis sa oled siin?
omanik. Siis kõik arvavad, et piiritust võetakse Vergist, aga tegelikult viiakse ikka Käsmust. No niimoodi. Aga see on siis niimoodi Varju sadamane Varju. Just. Aga mis sa selle siia tegid selle sadama muidu? Oleks sul olnud mõtet Käsma teha? Käsma tegemist pole keegi pakkunud lihtsalt. Selles on küsimus. Asi neid siis juurde. Pakun. Aga kuidas sina nüüd oled see Vergi sadamaga? Oled sa? Mina olen paadihuviline. Paadihuviline, Vergi sadamas paadihuviline. Kas sa iganud tasakaalu hoidlikumalt öelda vist ei saa või? Aga see ju vastab tõele. Ei, mul sul on ikka raha siin sees vist, ma palun. Natukene. Natukene, jah. Ega see sadama ehitus on odav asi, ikka siin ei saagi palju suurt raha laiutada, eks ole. Ei, muidugi. Kus sa see suure raha võtad? Ei polegi teist. Ja aga sa esimese asja, mis sa käivitasid, oli sul see suusatamine? Ei olnud. Ei, muidugi ei olnud. See on hobidest ma mõtlen. Hobidest, jah, oli suusatamine. Suusatamine. Nüüd sa käid merel suusatamas juba, nii et sa